Tere jälleen! Meidän Pastoa ja veebikurssin 6. osa pealkirjaksi on Mulle, sulle, Jumalalle. Kas sä olet kunagi lapsepölvessä omaa ötete, ventate või oma sõpradega midagi jaganut ja hoolikalt teinud kindlaks, et igaüks saab täpselt sama palju või vähemalt, et sina ise saad kõike seda, mis sulle kuulub. Meie inimeste suhtumine on tihti selline, et kõik see, mis meil on meie ise ära teenitud ja meil on selleks õigus, ega me taha sellest loobuda. Võib olla, et me kardame, et siis kui me ei pea sellest nii tugevalt kinni, siis meile endale ei jää piisavalt. Ja ka siis, kui me saame rohkem, siis tundub, et tegelikult ka see ei pruugi olla kunagi piisavalt. Ausalt öeldes me tihti tahaks sooritada seda jagamist mitte sulle, mulle, sulle, mulle, vaid mulle, mulle, mulle. Või vähemalt nii, et sulle ei tule piisakestki rohkem kui mulle. Aga kuidas siis Jumalaga? Eks tal juba ole piisavalt palju. Jumal pöörab selle meie mõtteviisi täiesti ümber. Ta nimelt küsib, mis sul on, mida sa ei oleks saanud. Aga kui sa selle oled saanud, mis sa siis kiidled, otse kui sa ei oleks seda saanud? Kuigi me peame nii kõvasti kinni sellest kõigest, mis meil on, ega tahaks sellest vähegi kaotada, siis tegelikult see pole üldse meie oma. Ma ei taha nüüd öelda seda, et me ei saaks rõõmustada selle üle, mis meil on, et me ei peaks tegema tööd ja teenima oma elatist. Vaid küsimus on selles, kuidas me suhtume sellesse, mis meil on. Ja nüüd me ei räägi ainult rahast, me räägime palju rohkemast, räägime meie ajast, meie andidest, nii edasi. Aga tuleme nüüd veel tagasi selle küsimuse juurde, mis sul on, mida sa ei oleks saanud. Kõik, mis meil on Jumala poolt meile kingitud. Kuigi meil on kombeks nii tihti märgata seda, mis meil ei ole, millest me tunneme puudust, mida me tahaks veel rohkem saada, siis Jumal tahab juhtida meid märkama kõike seda, mida me juba oleme saanud. Kõike seda, mida meil juba on. Ja olema tänulikud selle eest. Sest ilma Jumalata meil ei oleks mitte midagi. Ilma Jumalata ei päike tõuseks taivalle ja annaks meile soojust ja valgust. Ilma Jumalata ei sajaks vihma, ei ärkaks maast uut elu. Ilma Jumalata me ei teeks ühtki hingetõmmet. Ilma Jumalata meie süda ei lööks, meie liikmed ei liiguks, meie silmad ei näeks ega meie kõrvad kuuleks. Ilma Jumalata me ei saaks teha mitte midagi. Sellepärast ka raha, mille me oma tehtud tööst teenime, või need oskused, mille me ise harjutades oleme õppinud, on lõppude lõpuks Jumala headusest meile kingitud. Ja kui Jumal võtaks oma kaitsva käe ära, siis lõpeks elu. Ilma Jumalata, ilma Jeesuseta poleks meil tulevikku ja lootust. Ja kui nüüd on nii, et kõik see, mis meil on, et see polegi tegelikult meie oma, vaid Jumala oma, siis me peame vaatama natuke teise pilguga seda, mis me kõige sellega teeme. Kui me pole ja meil pole midagi ilma Jumalata, siis kas seda on meie elus näha? Kui me kristlastena ütleme, et me oleme Jumala omad, kas me oleme tõesti valmis seda olema? Kas me oleme valmis selleks, et meie süda, meie aeg, isegi meie rahakott oleks Jumala omad? Paastoaja alguses loeti prohvet Jesaja sõnu Jumalalle meelepärasest paastust. Kas sa mäletad neid sõnu veel? Ma loen Jesaja raamatu 58. peatükist. Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune. Päästa valla ülekohtused ahelad,
tehdä lahti ikkerihmat, lasta vapaks rohutut ja purustada kõik ikket. Eks se ole murta oma leipä näljäselle ja viia oma kotta viletsat kotutut, kui sä näet alasti olijat ja riiettät teda, ega hoitu oma likimesestä. Jumal on kinkkinut meille paljon head, paljon erinevaid võimalusi. Ja ta tahab, et me kasutamme neid mitte ainult iseenda heaks, vaid ka teiste inimeste heaks. Kui me taipamme, et kõik see, mis meil on, see ei olegi meie oma, vaid Jumala oma, siis me vabaneme ka sellest tungivast vajadusest hoida sellest kõigest kinni, siis me vabaneme kartusest lahti päästä. Siis me taipame seda, et Jumal on jaganud neid oma ande meile selleks, et me saaks jagada neid edasi ka teistele. Kas see paastuaeg võiks olla meille aega küsida Jumala käest, kuidas ta tahaks meid ja meie ande kasutada? Et me saaksime küsida, kes vajab su abi ja kuidas sa saaksid teda aidata. Mis sul on? Mida sa saaksid edasi anda? Nüüd me peame natuke rääkima ka rahast. Võib-olla see on selline teema, millest on natuke keeruline rääkida. Tundub, et see on liiga isiklik, et seda esile tõsta. Aga tead, näiteks apostel Paulus kirjutas Uues Testamendis väga palju rahast. Ta korraldas korjandusi, mille ka aidati Jeruusalemma vaeseid ja ta julgustas kristlasi andma enda omast. Ta kirjutas, et raha armastus on kõige kurja juur, sest see saab inimesed langema himudesse ja loobuma Jumalast. Ja ta õpetas ka õiget hoiakud selle andmise suhtes. Aga see on nii, kes kasinasti külvab, see lõikab kasinasti ja kes rohkesti külvab, see lõikab rohkesti. Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinud või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis, nagu on kirjutatud. Ta on jaganud, andnud vaestele, tema õigus kestab igavesti. Ehk teisiti öeldes, pange tähele kõike seda, mis Jumal on teile andnud. Pidage meeles, kui palju head ta on teile juba kinkinud, kui armuline ta on olnud teile, kes ei ole seda kuidagi ise ära teeninud. Ja äratagu see Jumala armastus teis sellist tänulikkust ja vastuarmastust, et te rõõmsa südamega tahate anda oma elu temale ja tahate kasutada ka oma raha tema koguduse heaks. Arvestage ise, kui palju saate anda, nii et te ise ei jää hädasse. Ärge võrrelge summasid teistega, vaid andke oma südametunnistuse järgi. Ärge andke sellepärast, et peab andma, vaid sellepärast, et te tahate seda teha. Tõsi küll, meil võib tunduda tihti, et no ei tahaks ju mitte midagi anda. Ei tahaks loobuda enda omast. Võib-olla tundub, et mul on nii vähe, et sellest pole midagi anda. Aga pole kergem ka siis, kui on palju. Vaid selleks andmiseks me peame ennast õpetama. Kui meil on vähe, siis me saame anda vähe. Ja siis, kui meil on kunagi rohkem, siis me saame anda rohkem, sest meil on juba olemas harjumus selleks, et me jagame sellest enda omast. Aga kui me hakkame ootama seda, et meil kunagi oleks piisavalt palju, et meil jääks üle midagi, mida anda, seda aega ei tule kunagi. Alati me küll leiame neid põhjuseid, miks me vajame kõige oma varanduse iseendale. Ega Jeesus ka tegelikult õpetanud meid andma ainult küllusest, andma ainult sellest, mis jääb üle, vaid usaldama Jumalat nii palju, et me anname ka oma kehvusest. On siis vaja teha otsus ja usaldada Jumalat. Mitte nii, et
me annamme ära kõik oma rahad ja ütleme, et no Jumal küll hoolitseb minu eest. Aga nii, et me ei küünte ja hammastega püüaks pidada kinni kõigest sellest, mis meil on, kartes, et Jumal ei tee oma lubaduste järgi ega hoolitse meist. Nimelt Jeesus on ka lubanud, et kui me peame ta nime pärast millestki loobuma, siis me saame ka 100-kordselt tagasi. Muidugi see ei tähenda nüüd otseselt seda, et ma annan Jumalale 10 eurot ja siis ta annab mulle 1000 eurot tagasi. Mitte nii. Vaid et see tähendab seda, et Jumal ei kavatse teha meie elust viletsad, kui me tahame talle järgneda. Võib-olla ta lubab meile elus raskuseid, et ta annab meile sellise elu, mida me ise ei peaks õnnistatud eluks. Aga vahel need Jumala õnnistused on päris salajased. Ja siiski häbisse ei jää kunagi need, kes panevad oma lootuse tema peale. Keegi on öelnud, et Jumalal on küll kõik maailma raha, aga see raha on meie taskudes. Kui me tahame, et meie kogudused töötavad, et meil on pastoreid ja teisi töötegijaid, et meil on kirikuid, kuhu koguneda, et evangeeliumi saavad kuulda ka need, kes ei ole seda kunagi kuulnud, et abivajajad saaks abi, siis kust mujalt me seda raha võtame kui meilt? Praegune koroonaaeg on olnud paljudele kogudustele ka majanduslikult raske aeg, sest jumalateenistustele kogunemised, muud kogunemised on olnud piiratud. Siis on jäänud saamata see raha, mida tavaliselt saadakse korjandustest, kontsertitelt ja nii edasi. Kas sa saaksid nüüd ja ka edaspidi ehitada oma kodu, seda oma kogudust, oma varaga? Piiblis ei ole antud meil küll täpseid juhiseid sellest, kui palju me kristlastena peaksime andma. Paljud kristlased järgivad Vanas Testamendis juudi rahvale antud seadust kümniste maksmisest ja see on üks hea komme, mida võiks enda kohal mõelda. Aga kui tõesti see oleks liiga raskem koorem, siis anna vaba südamega vähem. Ja siis, kui sul on palju, siis miks mitte anda ka rohkem? Ja samal peab mäletama, et nüüd kui me räägime andmisest, siis me räägime palju rohkemast kui ainult rahast. Kui sul pole palju raha ja ka siis, kui sul on, siis mõtle ka sellele, mida muud sul on. Mis sul on sellist, mida sa saaksid anda? Kui pole raha, kas on midagi muud? Kas sul on aega, mida sa saaksid Jumalale anda? Tegelikult see küsimus on küll natuke rumal, sest kõik aeg on ju Jumala käes. Kõik aeg kuulub Jumalale. Ja me peame mõtlema, et kas me kasutame seda meile antud aega õigesti, kas me kasutame seda heaks või kasutame seda tühiseks või isegi kahjuks. Kui tundub, et meil pole üldse aega Jumalale ja kogudusele, siis peab küll küsima, kas meie elus on asjad õiges tähtsusjärjekorras. Ja jälle, sõltuvalt olukorrast, meil teistel on seda aega ja võimalusi rohkem ja teistel vähem. Ja nii saab olla. Varem, kui ma elasin Soomes, siis mu senise koguduse õpetaja ütles, et on loomulik, et kodus kõik teevad koduseid töid. Igaüks oma vanuse ja oma võimelisuse järgi. Ja kogudus on meie kodu. Me ei ole külalised, kes tuleme ja ootame, et kõik oleks valmis tehtud meie jaoks. Vaid me hoolitseme oma kodu eest, nii et kõigil oleks seal kodus hea olla. Kas sa oled juba leidnud oma ülesanded oma koguduses? Nimelt, Jumalal küll on su jaoks oma koht. Selline koht,
kus sä saat kõige paremal kombel teenida oma annete, oma võimalustega. Kui sa pole seda kohta veel leidnud või kui sulle tundub, et see koht, kus sa oled olnud, ei ole kõige parem, et on midagi muud, mida sa saaksid teha, siis palveta. Palu, et Jumal juhiks sind. Räägi oma koguduse õpetajaga, küsid temal, mis sa saaksid teha. Leia oma anded ja paku neid kogudusele kasutada. Näiteks, kas sa oskad teha praktilisi töid? Kas sa oled hea suhtleja? Kas sulle meeldib tegeleda laste ja noortega? Või kas sa oskad teha videoid ja sotsiaalmeedia postitusi? Kas sul on kunstniku silma? Kas sa oleksid hea väikerühma juht? Kas sul on ideid ja innustust neid teoks teha? Kas sa oled väsimata palvetaja? Seda nimekirja võiks ju jätkata lõpmatult, sest Jumal on andnud igaühele meist erinevaid ande ja kõiki neid andeid on meie kogudustes vaja. Ma julgustan sind, otsis siis see oma paeg ja sa märkad, et teenimise kaudu kogudus saab sulle ikka veel rohkem koduks ja saad kogeda rõõmu selle koguduse, selle teenimise, selle oma koha leidmise üle. Aga kui su olukord on nüüd selline, et mitte midagi rohkemat ei suuda ega jaksa teha, siis ole rahus, puhka Kristuses, usu, et sa oled talle täpselt sama armastatud ja väärtuslik, sõltumata sellest, mis sa saad ja jaksad teha ja kui palju sa suudad teda teenida. Ma olen nüüd rääkinud kogudustest, aga muidugi puudutab see teema ka laiemalt terve Jumala maailma ja seda, et Jumala tahtmine saaks sündida siin maailmas. Me tahame, et maailmas oleks õiglus, aga mis me ise teeme selle heaks? Kui paljud meist on tõesti valmis loobuma enda omast, et teistel oleks parem? Vähemalt ma ise pean tunnistama, et tihti isekus ja omakasupüüdlikkus küll võidavad. Et sellised küsimused tabavad südant päris valusalt, sest ma pean tunnistama, et ma ei ole valmis tegema piisavalt. Ma ei ole alati valmis elama ja tegema nii, nagu Jumal tahaks. Ja sellepärast ma tahan veel rõhutada seda, et tänase õpetuse eesmärgiks ei ole nüüd jätta meid süütundesse, vaid juhtida ka sellel paastoajal küsima, kas mu elus on asjad õiges tähtsusjärjekorras, kas Jumala armastus ja Jumala headus saaks panna mind midagi oma elus muutma. Ära võta neid sõnu seadusena, mis määrab su igaviku saatuse. Saad tunnistada Jumalalle oma valed teod, oma tegemata jätmised, oma südame kõvaduse. Ja Jeesuse ristisurma ja ülestõusmise pärast saad uskuda kõik su patud andeks antuks. Lähtu siis vabadusest, milleks Jeesus on sind juba lunastanud. Lähtu Jumala armust ja headusest, mis on tasuta ja ilma ära teenimata sinu jaoks tulnud. Ja mis tekitab tahtmist seda armastust edasi anda ja Jumalat ja oma ligimest teenida. Õnnistatud paastoaja jätku.